Esmalt sooviksin näidata sellist huvitavat Discordi kanalit, koht siis, kus saab juttu rääkida. Tegu on siis Eesti suurima Discordi kanaliga, vähemalt varsti on ta niimoodi. Ise chillin seal, leidsin ka oma fännid üles, saab juttu rääkida, mängida, mis iganes, nii et hüpake läbi discord.ee. Selle tünga jaoks kasutasin Tehnilise Järelevalve Ameti numbripäringut, kuhu saate sisestada ükskõik kelle numbri ja näha ära, kelle operaatorvõrku nemad kasutavad. Jaa, kuulan. Halloo, tere, kas ma räägin Krisiga? Jaa, õige. Minu nimi on Urmas, helistan mobiilsidefirmast Elisa. Kas on hetk aega? Jaa, on aega. Tahtsin teavitada, et numbri liikuvuse protsess on edukalt kinnitanud ja kaardivahetus toimuks siis homme hommikul kell 3. Siis olete Tele2 võrku ümber kinnitunud. Tele2 võrku? Jaa. Ma ei ole Tele2 võrku üldse soovinud tullagi. Aha, teiepoolne allkiri on antud dokumendile, et nemad autoriseerisid selle numbri liikuvuse, et teie kui numbri omanik olete selle õiguse neile järelikult andnud kahjuks, kui teil nüüd väidate, et teil soovi ei ole. Mina ei ole kuskile mingit allkirja pannud. Aga kaart on teil muidu olemas Tele2 oma, et muidu ju jääte levist. Mul ei ole Tele2 kaart. Okei. Kuna te peate selle kaarti endale kiirelt saama, sest numbri liikuvust praegu katkestada ei saa, sest on oma viimases faasis. Selles suhtes ma ütlen, et päris hea nali kuttida, aga ei kannata. Ei kannata siukest nalja teha väga. Ma tõesti vabandan, ei soovinud sellist nalja teha, aga ei soovi ebameeldivat kliendi kogemust teile nagu tekitada. Et tõesti, Tele2 on sellise numbri liikuvuse autoriseerinud. Ma olen millegi pärast 100% kindel, et kas ma räägin Jürgeniga? Mine et nagu selles suhtes, et Miks ei toimi? Ma tegin AD-nalja ka, see ei toimi. Kuidas sa mu häält tead? Ma tegin teistmusugust häält, täiesti metsas. Sul on sõna lõpud, ma sain kohe aru, et tegu on sinuga.